mis on selle geeni nimi, mida te uurite täpsemalt? Selle lahti. Geeni nimi on wolframin. Lühendatult siis WFS1 või wolframin 1. Ja see nimi tuleb sellest sündroomist, mida see geen põhjustab, kui see geen ei ole inimesel. Selle sündroomi kirjeldas esimesena doktor Wolfram. See ongi Wolframi sündroom. Ja seda sündroomi nimetas Wolframi sündroomiks. Iseenesest see Wolframi sündroom on ju, millal see juba defineeritud on? 38 seda kirjeldas, sest ta defineeriski selle sündroomi, et seal on teatud 4 patoloogiat peavad ühe korraga esinema. Nii nagu sellise sündroomi meditsiinis ikka, et esiteks on haruldased haigused ja nad on haruldased ja teine asi on see, et alati peavad olema mingisugused kombinatsioonid nendest põhisümptomitest. Ja Wolframi sündroomil on 2 tüüpi diabeet, diabetes mellitus, diabetes insipidus, pimedus ja kurtus. Et sellised 4 asja. Kui tihti seda sündroomi esineb? Üliharva. 1 inimene 500 000 kohta umbes. Ja mis on nende inimeste saatus, kellel selline haigus on? Nende inimeste saatus on üsna kurb, et nad surevad kuskil 30. eluaastates. 20. ja 30. eluaasta vahel nad surevad. Ja kuna kõik, mis selle sündroomi nagu eriti masendavaks teeb, on see, et kui need inimesi lähemalt uurida, siis on väga raske leida organsüsteem, mis poleks kahjustatud. Ja miks see sündroom üldse on huviorbiiti tõusnud, on see, et keegi ei tea, mida see valk teeb, miks tema patoloogia. Ühelt poolt need inimesed sure kohe ära. Nad elavad väga sandisti, kuid siiski piisavalt kaua, isegi fertiilse eani. Aga probleem on nüüd selles, et me ikkagi mõista, miks need organid on kahjustunud. Neil kahjustub endokriinsüsteem, neil kahjustub närvisüsteem, neil kahjustub tegelikult kehakaal või keha kasv, ainevahetus on häirunud. Et mis selle taga on, seda ei teata. Ja ühelt poolt muidugi inimesed tahavad teada, mida see geen nagu teeb, aga miks ta on veel huvitav on sellepärast, et kuigi sündroom on haruldane, siis neid inimesi, kellel on mutatsioone selles geenis on või kellel selle geeni selline poolik funktsiooni häire on, siis neid inimesi on oluliselt rohkem. Neid on väga vähe, kes on sündroomiga, aga neid, kellel on kerge mingi probleem, neid on palju. Neid on palju, sest see geen on väga variatiivne ja ka see on mõistatus. Geen on iseenesest suhteliselt lühike genoomika mõistes, ta on kuskil 40 000 aluspaari, kuid seal on kirjeldatud üle 600 variatsiooni ja väga paljud variatsioonid põhjustavadki selle geeni kas totaalset või osalist funktsioonihäiret. Ja kui geen on juba osaliselt funktsioonihäirega, siis inimese haigestumise risk või risk saada mõni selline väga levinud haigus on juba väga suur. Ja kui meie alustasime selle geeniga tööd, siis selle geeniga sellise nagu pooliku funktsiooniga seostati meelelhäireid ja muid psühhopatoloogiaid ka isegi psühhoose ja bipolaarsete häiret. Aga ütleme siis meelelhäireid. Mingi hetk, kas mõni aasta hiljem, leiti, et selle geeni defekt või selline poolik defekt on väga oluline ka kaasaja sellises võib-olla kõige moodsa ajastu kõige enam levinud haiguses, mille nimi on teist tüüpi diabeet, mis on seotud siis eeskätt muidugi ülekaalulisusega, kuid ka mitte kõik ülekaalulised ei saa teist tüüpi diabeeti. Ja nüüdseks on selge, et sellises organismi kohanemises liigsele toidule või liigsele energiamassile, mida organism saab endale, selles kohanemises see geen mängib väga olulist rolli. Ta on üks selline võtmemehhanism, mis tegelikult tagab selle, et organism suudab taluda ületoitumist. Et kui teil on see geen täiesti terve, siis te võite olla päris korralikult ülekaaluline ja te ei saa iialgi, on väga väike tõenäosus, et saate teist tüüpi diabeedi. Kui teil see geen on defektne juba, siis te peate väga hoolega vaatama, et jälgima oma kaalu ja jälgima oma ainevahetust, et seal ei tekiks näiteks varasid ilminguid sellele, et teil hakkab teist tüüpi diabeet tekkima. Näiteks insuliinitundlikkus langeb või langeb seal mõne teise sellise kehakaaluregulaatori peptiiditundlikkus organismis. Ja see on nüüd see koht, miks selle geeni vastu on tekkinud nii suur huvi äkki viimasel ajal. Kui nüüd mõelda, kui palju on meeleoluhäireid, depressioon on vist üldse Euroopas täiesti üks levinumaid haigusi ja teised bipolaarsed häired ja skisofreeniast nõuduvad, kui võtta teist tüüpi diabeet ja veel mõned haigused, mis sellest geenist, kui ta on vigane, võivad tekkida, siis tundub, et pooliku geeniga võiks olla ikka väga suur protsent inimestest. Kui suur see protsent olla võiks? See
need hinnangud on väga erinevad ja noh, need ongi ainult kaudsed hinnangud, sest tegelikult seda on raske, noh, seda ongi raske otseselt mõõta. Me ise oleme näinud ikka väga paljudel inimestel seda variatsiooni ja noh, ta on oluliselt variatiivsem, kui on arvatud. Hinnanguliselt isegi vaatad vist 25% elanikkonnast peaks kandma mingisuguseid defekte selles geenis. Noh, see on ikkagi hinnang, et sellest ei tasu nüüd kindlasti paanikasse sattuda, kuid see näitab seda, kui vähe me tegelikult teame sellest, noh, selle geeni selliste defekti levikust populatsioonis. Sest ma saan aru, et depressioon või kas seesama diabeet või mis tahes muud haigused võivad, samasugused tulemused võivad tulla ka täiesti teistsuguste sündroomide ja teistsuguste probleemide tulemusena. Ja, ikka. Et eks see geen ei ole kindlasti ainukene, mis tekitab depressiooni või ainukene, mis tekitab diabeeti, teist tüüpi diabeeti. Neid geene on palju rohkem, neid mehhanisme on palju rohkem, sest et nii teist tüüpi diabeet kui meie ainevahetusregulatsioon ja meie meeleolu regulatsioon on keeruline protsess ja noh, üks geen ei reguleeri seda tervet mehhanismi. Kuid lihtsalt, mis on meie jaoks selle geenile huvitavaks teinud, ongi see, et ta tundub olevat sellise nagu olulise relee koha peal. Et ta jagab, noh, tal on täita selline, noh, mingisugune müstiline roll ja vaatamata sellele, et kuskil 10-15 aastat on see geeni hoolega uuritud, me ei tea siiamaani, mida ta teeb. Need andmed on suhteliselt vastukäivad. Ja noh, põnevaks teebki selle see, et üks geen kannab nii meeleoluhäirete riski, kui kannab ka nagu teise tüübi diabeedi riski. Ja need mutatsioonid on täpselt samasugused. Aga ühel inimesel siis see sündroom avaldub selles, et ta teeb näiteks suitsiidi või ta jääb depressiooni. Aga teise inimese avaldub selles, et ta saab teist tüüpi diabeedi näiteks. Kui seda on 15 aastat uuritud siis, ja ilmselt igal pool maailma, siis on väga popp teema, siis miks teie seda siin Tartus uurite? Asi algas ammu. Asi algas väga ilusasti. Algas sellest, et kui ma kaitsin ära doktoritöö, minu doktoritöö oli emotsioonide regulatsiooni peale ja negatiivsete emotsioonide peale, siis me arutasime oma endise juhendajaga ja minu tulevase ülemusega, professor Eero Vasaraga, et mida võiks edasi, noh, kuhu võiks edasi liikuda sellise meeleoluhäirete uurimisel või emotsioonide uurimisel. Ja mulle oli väga hea või väga sügav mulje jätnud Jaak Panksepa tööd, kes rõhutas seda, et sellised artifitsiaalsed või väga tehislikud mudelid katseloomadel või laborloomadel ei pruugi väga hästi seletada seda, mis tegelikult ajus toimub. Ja tema soovitas ikka selliseid naturaalsemaid mudeleid. Ja üks naturaalne mudel, kuidas hirmu tekitada rottidel, on see, et rottidele antakse kassi haisu nuusutada. Selleks on erinevaid variante, kassi selleks laborisse tooma ei pea, aga katse viiakse läbi sellisena, et kassile antakse mängida üks käterätt, ta mängib sellega nädal aega umbes ja siis käterätt, sinna jääb kassi karvu külge, sinna jääb kassi feromoone külge, sinna jääb päris korrekt kassi hais külge ja kui see rätik nüüd panna rotikasti lähedale, siis rotid tunnevad seda kassi haisu ja rotid tarduvad sellest, nad saavad väga tugeva hirmureaktsiooni sellele. Samal ajal kui puhas käterätt panna, siis rotid seda üldse ei karda, nad hakkavad selle kenasti mängima. Ja meie viisime läbi sellise eksperimendi ja eesmärk oli saada teada või leida neid uusi geene, mis võiks seletada meeleoluhäirete tekkimist. Sest noh, olgem ausad, ega tegelikult vaatamata sellele, et meeleoluhäired on kohati päris hästi ravitavad, siis ega siiamaani räägitakse seda, et depressioon on põhjustatud ainult serotoniinist. Noh, see on ilmselt liig lihtne maailmapilt ja see ei seleta ära depressiooni kui haiguse sellist noh, mitmetahulisust. Et noh, ütleme nii, et meid ei rahulda ei rahuldanud seletus depressiooni kohta kui lihtsalt serotoni haigusest või mõnest monoamiina ergilisest süsteemist. Ja see oli ka põhjus, miks me selle katse läbi viisime ja nendel rottidel uurisime pärast kassihaisu andmist. Me analüüsisime, mis juhtub nende rottide mandelkehas. Ja kuna aasta oli 2003, siis sel ajal ei olnud tehnoloogia ja biotehnoloogia oli vähe arenenud või oluliselt vähem arenenud kui kaasajal, siis me tegime seda nii-öelda käsitsi. Ja see võttis meil päris kaua aega ja me leidsime sealt selline 100 geeni. Ja üks geen, mis me leidsime, oli seesama see Wolframini geen. Miks ta meile kohe silma torkas, oli see, et tal oli selline naljakas nimi,
ja kui me uurisime ka siis kirjandust, siis oli ilmne, et selle Wolframi sündroomiga inimeste sugulaste hulgas oli väga palju psühhiaatrilisi häireid. Need inimesed olid sellised lähisugulased, kes ise ei olnud haiged. Neil endal seda sündroomi ei olnud, kuid neil oli kirjeldatud 26 korda sagedamini psühhiaatrilisi häireid, mis on väga, väga suur number. Ja see viis mõttele, et võib-olla see on ikkagi õige geen, mis võiks seletada ära vähemalt mingilgi määral selle, miks tekib depressioon või anda nagu meile mingid viiteid meelehäirete lähemaks uurimiseks. Ja sealt me selle geeni juurde jõudsime ja nüüd me olemegi selle geeni uurimisega tegelenud alates siis aastast 2004, kui me need tulemused saime. Ma saan aru, et te üritate siis selgeks saada, kuidas moodi ta depressioonid või ka muid haigusi tekitab. Kas sealt on samm edasi astuda? Kas teil on ettekujutust, mis ta täpselt inimeses siis teeb? No veidiken on. Meie uuringud on olnud üsna sellised kirjud, ma ütleks. Me oleme uurinud seda geeni hiirtel, me oleme teinud hiired, kellel seda geeni pole. Me oleme uurinud selle geeni funktsioneerimist inimestel ja üsna erinevate haigustega inimestel. Näiteks, mis me üsna selgelt leidsime, on see, et see geeni variatsioon on seotud meelehäiretega ja eeskätt siis depressiooniga. Samuti oleme kirjeldanud seda, et ka suitsiidirisk, et teatud variatsioonid selles geenis tõstavad inimese suitsiidiriski oluliselt. Viimasel ajal, mis me inimestel oleme leidnud, et see geen on, kuna üha rohkem saab selgeks, et see geen ei ole seotud ainult depressiooniga, vaid ta on seotud ka näiteks diabeediga ja ainevatshäiretega, siis kroonilised põletikluse haigused on sellised haigused, kus selline ainevatuse komponent on väga oluline ja näiteks me oleme praegu analüüsinud psoriaasihaiget, kus me oleme samamoodi leidnud, et sellel geenil on teatav roll sellise haiguse nagu psoriaas kujunemisel. Mis me hiirte puhul oleme leidnud, me oleme üritanud leida ka sellist molekulaarset funktsiooni sellele geenile. Ja seal on, kui vaadata erinevad laboreid, siis need lähenemised ja arvamused sellest geenist on väga erinevad. Et mõned seostavad seda väga selgelt ainult kaltsiumi ainevahetusega, mõned seostavad seda ainult kanali funktsiooniga, et on üks pisike kanal raku sees. Meie oleme suhteliselt, mitte nüüd jäärapäiselt, aga üks teooria, mis mulle endale väga meeldib, on see, et see geen on seotud selliste hormoonide aktiveerimisega. Et see on põhjus, miks inimesed saavad diabeedi, et näiteks insuliini ei aktiveerita korralikult. Või miks inimesed saavad depressiooni, et tal ajus olulisi peptiide ei aktiveerita korralikult. Ja see teooria põhineb tegelikult ühel suhteliselt varasel tööl, mis tehti hollandlaste poolt, kus nad leidsid, et need inimesed, kellel sündroom oli, nendel inimestel oli hästi vähe selliseid nagu küpseid peptiide või bioloogiliselt aktiivseid peptiide ajus, aga väga palju oli just eellasi. Ja nemad ütlesid, et järelikult see geen peaks osalema sellise peptiidide töötluses. Me oleme selles vallas teinud mõned edusammud, ütleme niimoodi, et me ei ole siiamaani saanud ikkagi selget vastust. Me näeme seda, et see hiir, kellel seda geeni pole, tal on täiesti selgelt probleemid väga mitme sellise hormooni aktiveerimisega. Kuid see pole juhtiv sündroom. See on nagu, see paistab osaliselt välja ainult, et me ei näe teda täiesti robustselt, et tavaliselt kui selline aktivatsioonimehhanism on häirunud, siis need erinevused on hästi drastilised. Aga me näeme sellist suhteliselt nagu kvantitatiivset, sellist mõõdukat erinevust. Ma toon näite ka diabeedi puhul, et kui inimesel on see sündroom, siis tal tekib ka suhteliselt korralik diabeet. Aga see diabeet ei ole võrreldav tegelikult sellega, mis on nagu esimest tüüpi diabeet või siis, kui inimesel on nii-öelda tõeline diabeet. Et need veresuhkru näited on suhteliselt nagu tagasihoidlikud, nad on selgelt kõrgemad, aga ta ei ole nagu, nad ei ole läbi lae. Sama on ka hiire puhul, et kui me vaatame seda hiiret, ta on küll diabeetik, aga need numbrid on, nad on mõõdukalt kõrged. Et ta on selline, ta ei ole ka robustselt või selline profuusselt diabeetiline see sündroom. Ehk teisisõnu, mis me näeme, et tundub niimoodi, et on häirunud teatud selline kompensatsioonisüsteem. Ja selle kinnituseks me uurisime hiirte veresuhkrut ja reaktsiooni suhkru manustamisele. Mis me leidsime selle, et tõepoolest, et nendel hiirtel on tegelikult raskusi ka tühja kõhuga
veresuhkrutase hoidmisega, et kui neil oli kõht tühi, siis läksid veresuhkrutase langes neil liiga palju. Ja samal ajal, kui nad suhkrut said, siis see veresuhkrutase tõusis jälle liiga palju. Et see oli üks selline töö, mille me oleme avaldanud, et järelikult see geen mängib rolli sellise puhverdusmehhanismi olemasolus või see geen töötab kui teatud puhvermehhanism, ta on üks lüli sellest puhvermehhanismist, mis aitab meil hakkama saada liigse suhkruga, liigse energiaga, samamoodi ka põhimõtteliselt ka liigse stressiga, sest ka liigne stress, mida me tunneme, see avaldub rakus teatud määral mingisuguse keemilise protsessina. Ega see stress ei ole see ainult õhu võngutamine, vaid igasugune stressor toob meil kaasa ajus teatavad keemilised muutused, teatavad neurokeemilised muutused. Ja mida me oleme nüüd mille me oleme jälile jõudnud, et kui see geen on defektne, siis inimese ja hiirerakkude suutlikkus selliste muutustega või selliste stressoritega hakkama saada on oluliselt langenud. See põhimõtteliselt see geen peaks käivitama tagavaramootorit, sa ei tee seda? Täpselt, jah. Ja kui seda geeni ei ole, siis see tagavaramootorit meil ei ole. Meil kaob ära see kapatsiteet hakkama saada liigse toiduga näiteks või liigse stressiga, mis iganes. Nii kaua, kui me suudame ennast seal vaos hoida, kui me väga palju ei häiri ennast, nii kaua kõik hästi. Aga nii nagu me ei ela ju purgis, me puutume kokku väga erinevate muutlike keskkonnatingimustega, olles psüühiline stress või ka näiteks liigsöömine või ülesöömine, mis on samamoodi stress. Nii nagu me puutume nendega kokku, nii kohe vallandub see külg, kus me näeme seda, et meil pole seda kapatsiteeti sellega hakkama saada enam. Mis võiks olla tulevik, kuhu te välja tahate jõuda? Meie eesmärk on tegelikult sellega jõuda nii kaugele välja, et arendada sellest uus põlvkond ravimeid või uus põlvkond raviviise vähemalt. Me ei tea, millised ravimid peavad täpselt olema. Iseenesest on olemas juba mingid prototüübid ja on olemas ideed, milline see ravim, põhimõtteliselt mida see ravim peaks tegema. Meil ei ole seda kemikaalina olemas. Kuid meil on teada, millistele protsessidele rakus ta peaks toimima ja millisele biokeemilisele rajale see ravim peaks mõjuma. Mõte on selles, kui me võtame kokku selle sündroomi olemuse või selle valgu töö olemuse, et selline puhverdusvõime rakus, siis ta nimetatakse tegelikult, kui see puhverdusvõime ära kaob, siis sellisele toksilisusele antud oma nimi, seda nimetatakse proteotoksilisuseks ehk proteostaasiks. See on seda, et kui rakk enam ei suuda nii palju, võtame selle sama insuliini tootmise, et kui me saame rohkem suhkurt, me hakkame insuliini tootma. See on analoogiline sellega, mis toimub ajus, et kui meil on stress, et me peame mingit signaalmolekule siis välja tootma. Me saame suhkurt ja meie pankrase saareks peavad hakkama siis insuliini tootma. Kui see wolfram on terve, siis on kõik hästi. Aga kui see on nüüd kant efektne, siis ta ei suuda insuliini nii palju toota ja nii palju rakust välja jääda. Ja mis siis juhtub on see, et see insuliin hakkab peetuma raku sisse. Ta hakkab sinna kinni jääma, ta ei tule enam välja nii hästi, teda ei töödelda ja ta lukustub sinna raku sisse. Ja see algul, see on pöörduv protsess, seda olukorda saab lahendada. Aga läheb aeg, see aeg on päris pikk, see võib isegi nädalaid võtta aega, kuni ükskord see rakk otsustab, et ta enam ei talu seda ja ta sureb ära. Ühel hetkel see selline lukustumine või sulgumine, mis rakus toimub, võib selle, et see rakk hukkub. Ja see on siis põhjus, miks see hakkab pihta suhteliselt aeglane degeneratsioon. See on see, mida ka nendel inimestel nähakse, kellel on see sündroom, et sümptomid ei ole väga profuussed, aga on selgelt degeneratiivsed. Sama, et miks see kuulmine ära kaob, miks see nägemine halveneb kogu aeg, progresseeruvalt. Nad ei ole kohe pimedad, aga nagu tasapisi pimedaks jääma. Kuulmine samamoodi, neil kaovad ära algul väga kitsad, väga selline kindel helisagedus, mida nad ei kuule, aga järjest hakkab ahtamaks jääma see aken, mida nad kuulevad tegelikult. Sama toimub diabeediga ja sama toimub ka muu närvisüsteemiga, sest need inimesed hukkuvad tegelikult lõpuks ajuatroofiast. Nad hukkuvad sellepärast, et nende neuronid saavad peas otsa põhimõtteliselt. Ja kui nüüd tuua siit uuesti paralleeli meelelhäiretele, siis kaasaja arvamus meelelhäiretest või kaasaja uurimused toetavad meelelhäiret puhul, et kui inimesed on krooniliselt depressioonis olnud, siis tegelikult sellega kaasneb väga oluline neuronite hukkumine ajus. Et selline pikaline stress hakkab tapma neuronid meie ajus.
et see jällegi toetab sedasama hüpoteesi, et see geen hoiab või kaitseb meid nagu sellise meie rakku nagu pikaajalise elulõnguse eest. Ja vaat, nagu ma mainisin, siis siin on teatud selline aken. Enne kui tekib selline staasrakkus, selline nii-öelda protestaas, ja enne kui rakk hukkub, siis seal on suhteliselt pikk aeg. Ta ei ole nagu väga kiire protsess, et sinna ei saaks nagu vahele kätt panna. Ja me näeme nagu, et see on täiesti selgelt selline aken, kuhu siis saaks ehitada väga palju erinevaid ravimeid, kus tegelikult oleks võimalik veel olukorda päästa. Nii nagu ütles Sherlock Holmes oma varjude mängu filmis, what we are waiting for window of opportunity. Et see on meie window of opportunity, kus me saaks tegelikult väga hästi nagu ehitada ravimeid. Et ravida selliseid pikaajalisi kahjustusi, mida tekitab teist tüüpi diabeet või ka muidu diabeet, või mida tekitab näiteks ka depressioon meie ajule. Kas te olete mõelnud, kas see peaks kunagi lõppema ka sellega, et inimesed, kellel on see geeni häire, nende geeni ennast peaks parandama? Ma ei julgeks, võib-olla, aga ma arvan, et esialgu ma praegu nagu näen seda, et on olemas ka lihtsamad viisid, et see geeni parandamine on veidi selline keeruline ja ei ole üldse nii lihtne, seda küll tehakse ja ta on põhjendatud täiesti teatud sündroomide puhul, mis on, kui ta hakkab varast lapsest peale, mingi ensüüm ei tööta või geen on täiesti defektne, siis on mõistlik see geen kohe ära parandada. Ütleme niimoodi, et kui see Wolframini geen on täiesti defektne inimesel, siis on mõistlik see parandada. Aga kui me räägime sellest, et seal on tegemist, me räägime kvantitatiivsest erinevusest, me räägime sellest, et kui see geen on defektne, ütleme, kui minul on geen terve, siis mul on 100% seda valku, kui mõnel inimesel see geen osaliselt defektne, siis tal on ainult pool sellest valgust, 50%. Aga ma ei näe nagu ka otseselt põhjust, et seda peaks hakkama nüüd seda geeni parandama, vaid pigem võiks ikkagi mõelda sellele, et ehitada üks ravim sinna peale, et parandada sellist raku ellujäämise kapatsiteeti või ellujäämisvõimet. Et kui inimene, ega tervel inimesel ei ole vaja rohtu võtta. Mina olen terve inimene, mina pean ühte arsti rohtu võtma. Mul ei ole mõtet võtta profülaksid ja antibiootikumi ega antidepressanti, et ma haigeks jääks või ka vähiravimid, sest kõik ravimid on mürgid ja ega ravim on oma kõrvaltoimed ja neid ei ole mõtet terve inimene süüa. Ja sama on ka selle geeniga, et ravimit tasub siis hakata võtma, kui inimene haigeks. Aga lihtsalt, kui mõelda selle geeni peale, siis ta annab sellise uue ja väga olulise, või võiks anda sellise uue ja väga olulise vahendi meie ravimite arsenalile, sest praegu puuduvad selliste mehhanismide turgutamiseks ravimite turul hetkel. Kui te nüüd uurite kõiki neid, seda geeni uurite, siis te uurite neid ka hiirte. Kõigepealt te peate endale looma siis ja lootegi endale hiiret, mis siis vastavad teie nõudmistele, et te saaks uurida, mis hiired need on? Me kasutame väga tihti ka täiesti tavalisi laboriiri. Ja ega nad kõik on ikkagi nii-öelda laboriired, et keegi neid metsast ei too, kodust keegi neid ei püüa. Aga hiir ja rott on sellised kaks tänuväärt närilist, keda arstiteadlased on ja loodusteadlased on ikka läbi sajandite või läbi aegade kasutanud oma uurimistöödes. Ja hiire, mis on nende eelis või milleks neid kasutada, on see, et nad on tegelikult päris head mudelid selleks, et aru saada biokeemiast, mis toimub mingis organis, ajus või maksas või ka neerudes, selleks, et inimmaterjal on ikka väga raske saada ja inimest niisama ei lähe torkima. Et väga palju eksperimente on, ka inimuuringud on tegelikult inimesele suhteliselt ebamugavad ja see on palju keerulisem. Selleks kasutatakski katseloomi. Ja kui vanasti veel siin, oli üks juhtiv katseloomi koer, siis hiired ja rotid on praegu vallutanud täiesti selgelt sellise katseloomanduse maailma. Miks koer on kehvem? Koer ei ole kehvem, aga koer on eksperimente, kus kasutatakse ainult koeri. Ja on ka katseid, kus saab kasutada ainult väikeseid pärdikuid. Ja on isegi katseid, kus tuleb kasutada inimahve. Et kõik sõltub sellest, mis mudelit või mis katset te teete. Koeri kasutatakse näiteks toksikoloogias väga palju. Miks koeri kasutata kaasel nii palju on see, et lihtsalt hiir ja rott annavad väga paljud need vastused nendel küsimustel juba.
ja noh, ja nad on ikkagi suured ja nende ülalpidamine on natuke kulukam ja kohmakam, kuigi nad on väga toredad koerad, nad on kasutades hagijaid tavaliselt selleks katseloomadeks. Kui koer on katseloom, siis on hagijas. Te ütlete, et palju vastused annavad hiired ja rotid, aga lõppkokkuvõttes nad ei ole ikkagi inimesed. Ei, täiesti kindlasti mitte. Ja see ei ole ka täiesti 100%. Ei, loomulikult, seal jääb väga palju küsimusi ja vastused hiirel, aga hiir on väga oluline abimees selleks, et üldse kuhugi edasi jõuda. Kui me hiirele asja pole uurinud, siis me ei saagi inimese juurde kindlasti minna, sest me ei tea nagu baasküsimusi. Teaduse tegemine on ikkagi etapiline, samm-sammult toimub protsess. Me alustame, see on nii nagu koolis käimine, et me läheme kooli, siis me läheme algul esimesse klassi, me ei lähe kohe 10. klassi. Ja ka teaduse tegemine algab pihta sellest, et A-st B-st ja A, B ongi see, et me teeme võib-olla katseklassis katse, aga C-D, siis järgmine samm on see, et me läheme hiire peale, vaatame, mis muu see hiire peal töötab. Ja siis, kui hiirekatse on tehtud, siis võtab ka väga kaua aega, siis alles saab minna edasi inimese kudede või inimesel baseeruvale mudelitele. Ja kui te teete hiirte peal katseid, siis te olete kõigepealt juba tootnud ju hiired, kes on haiged. Kuidas see käib? Selleks me kasutame transgeenset tehnoloogiat. See on iseenesest suhteliselt vana tehnoloogia juba. Ma arvan, et ta on olnud teadlaste tööarsenalis umbes 30 aastat juba. Tartu Ülikoolis on ta olnud alates 90. lõpust. Ja meil on selline väga uhke tuumiklabor, kus on osavad teadlased, kes aitavad meil teha siis hiiri spetsiifilise haigusega. Ja selleks hiirel võetakse geen välja või siis viiakse mõni geen juurde, muudetakse geeni näiteks ja hiirel peaks tekkima siis analoogiline sündroom sellele, mis on inimesel olemas. Kui me räägime nüüd sellest Wolframi sündroomist, siis on täiesti mõistlik mõelda, et kui inimesel on see geen defektne, ja inimesel tekib sündroom, siis järelikult peaks ka hiirel, kui me hiirel teeme selle geeni defektseks, peaks hiirel ka see sündroom tekkima. Ja sellise hiire me tegime. Ja enne imet tekkiski see sama sündroom, mis on inimesel. Täpselt samasugused sümptomid, peaaegu samasugused sümptomid. Missugused need hiired olid? Kas neil oli teise tüüpi diabeet, meeleoluhäired ja psoriaas? Psoriaasi me pole uurinud, ütleme, psoriaasi tegelikult nendele Wolframi sündroomile otseselt ei teki. Et psoriaas on nagu, on natukene kaugem seos selle geeniga. Kuid mis nendel hiirtel on? Neil on psüühilised häired, neil on meeleoluhäired olemas, nad on oluliselt kartlikumad, nad taluvad palju vähem keskkondlikku stressi ja neil on diabeet, neil on väga selge ainevahetuse häire ja neil on väga korralik diabeet on olemas neil. Meile rääkisime ka sellest, kuidas moodi meie geenid mäletavad mingisuguseid aegade-taguseid hirme. Kõigepealt äkki seletate selle ämbliku hirmu ära? Tulles tagasi nüüd selle kassihaisu katse juurde. See tundub võib-olla natukene selline koomiline, et teadlased kasutavad kassihaisu rottide hirmutamiseks, eeskätt laborirottide hirmutamiseks, sest laborirott ju tundub olevat midagi väga tehislikku. Ta pole kunagi kassi näinud, ta ei tohiks kassi karta. No päris nii see ei ole. Rotid kardavad väga hästi kassi, isegi laborirotid. Vaatamata sellele, et pole seda näinud mitte kunagi. See kassihirm on evolutsiooniliselt niivõrd oluline. Ta on meie geenides nii sügavalt sees, et ükskõik kaua me rotti või hiirt laboris ei hoia, kassi kardavad ikka. See on nende elu ja surma küsimus. Kass on nende looduslik vaenlane ja kui ta kassi ei kardaks, siis kõik hiired rotid surma. Ja seetõttu on ka asi, seetõttu laborihiired kardavadki kassi. Ja inimese ämbliku kartus on muuseas väga paralleel siia. Me võime küll öelda, et ma ei karda ämbliku, aga mitte ühtegi inimest pole maailmas, kes ämbliku nähes, kellel pulssi läheks üles või kes ei saaks väikest jõnksu ei tekkida sees. Isegi kui te ei karda ämbliku, aga mitte kunagi ämblik ja tähelepanuta. Kui te näete ämbliku kujutist kuskil, siis inimene kohe vaatab seda. See on evolutsioonist. See piirkond, kus inimene evolutsioneerus, on selline piirkond, kus on väga mürgised ämblikud. Ja kus on ka muidu palju mürgiseid putukaid ja mürgiseid madusid ja ämblik on seal väga tõsine oht looduses. Ja kui inimene poleks ämbliku kartma hakanud, oleks võib-olla ära surunud ämblike tõttu. Meie kliimas ei ole ämblik enam mürgine, kuid ikka me kardame ämblikke. Aga ämbliku kartus on üks asi, mida tegelikult psühholoogid tihtipeale peavad ravima, kes on nagu foobiana sellist alla. Kui ma nüüd hakkan mõtlema, et on olemas terve hulk inimesi, kellel on võib-olla geen, mis võimaldab depressiooni ja midagi muud taolist, siis võib-olla see ei ole ju üldse defektne geen, vaid geen, mis on aegade jooksul mingil põhjusel selliseks arenenud ja mingil hetkel andnud mingi eelise teistel inimestel.
Kindlasti, kindlasti ei ole olemas head või halba ilma heata või head ilma halvata. Ja hirm kui emotsioon on väga kasulik emotsioon. Rääkides üldse emotsioonist laiemalt, siis ei tasu oma emotsioone alahinnata ja neid maha suruda. Et emotsioonid on osa meie vaimust ja kas nüüd parem või halvem osa, seda ma ei tea, kuid ma tean seda, et nad on väga oluline osa meie vaimust. Mitte ainult meie teadmised, meie intellekt, vaid ka see, kuidas me tunneme, mida me tunneme ja kuidas me tegelikult teadvustame see, kuidas me hakkame saama oma tunnetega. Ma arvan, et see on üks väga oluline komponent selleks, et olla täisväärtuslik inimene ja täisväärtuslik elu elada. Emotsioone ei tohi maha suruda, sest emotsioonid nad on stereotüüpsed, nad on meil kujunenud evolutsioonis välja ja nad on sellised kaitsemehhanismid, mis aitavad meil ellu jääda. Kui meil emotsioone poleks, siis oleks suhteliselt ruttu meie elude katkeks, ma arvan. Aga võib-olla just see geen või see geenimutatsioon või geeniviga on välja arenenud sellepärast, et mingisugune populatsioon kunagi pidigi olema pidevas stressis, et üldse ellu jääks. Ja täiesti kindlasti see seletab ära näiteks selle ämbrikukartuse leviku ja ka selle, miks ka meelelahäirete kui sellise olemasolu. Et inimestel on see, kas nüüd see konkreetne mutatsioon on andnud mingit eelist, kuid hirm ja negatiivsed emotsioonid on olemas, aga oluline on see, et me suudaks neile hakkama saada. Ega me oleme emotsioone uurinud siin ühtepidi ja teistpidi ja mis me oleme näiteks näinud hiirtel või ka rottidel, võtame kas või seesama Wolframini hiire. Kui te mõtlete sellele, me leidsime selle geeni rottidel, kes kartsid kassi. Neile anti kassi haisu, rotid kartsid kassi, see geen muutus aktiivseks nendel rottidel seal peas. Nüüd me tegime hiire, kellelt me võtsime selle geeni ära. Milline see hiir võiks olla? Mis võiks selle hiirel nüüd teistmoodi olla? Hea elu. Mitte karta kassi. Jah, vastupidi. See hiiril on väga kehva elu. Ma arvan, et ta kardab kõike, ta kardab kassi varjugi. Minu arust üks huvitav leid selle töö juures oligi see, et tegelikult kuigi meie loogika näitas seda, et selle geeni ära võttes me peaks saama nii-öelda julge hiire, me saime hoopis väga kartliku hiire. Kuhu me tahan jõuda, on see, et kui inimene on julge, ei tähenda seda, et ta ei kardaks. Ta kardab, aga ta saab hirmuga hakkama. Ja arg inimene on lihtsalt see, kes arg käitumine on see, kui sa ei saa oma hirmudega hakkama ja sa jääd lihtsalt paigale, sa tartud kuhugi. Ega julged inimesed ja ka julged hiired või ka julged rotid, nende hormooni reaktsioon või nende reaktsioon hirmuna tegelikult füsioloogiliselt palju tugevam kui nendel, kes on arad. Et seda me oleme samuti oma hiire ja roti katsetes näinud, et nii-öelda need, kes on palju aktiivsemad ja taluvad sellist keskkondlikku stressi palju rohkem, siis nende hormonaalne reaktsioon muutusele on tegelikult kordades kõrgem ja kordades tugevam. Sellest kirjutas kunagi ühe doktoritöö, üks minu doktorant päris põhjalikult uuris just nimelt selliseid geneetilisi mehhanisme, molekulaarseid mehhanisme, mis toimuvad just sellise emotsionaalse revolutsiooni taga. Geenide uurimine on väga popp teema teaduses, aga kas või selle konkreetse tööga, kuidas te tunnete, kui tundmatul maastikul te tegelikult kõnnite? Rääkides geenidest puhtalt, siis inimese genoom on küll sekuneeritud jupp aega, aga on üks arv, mida ma tahan ikka välja tuua alati, et ma arvan, et me teame inimese genoomist umbes 5% võib-olla, heal juhul võib-olla 10%. Et tegelikult isegi see, et see genoom on ju suhteliselt selline kompaktne ja arusaadav asi. Meil on tema sisendinfo teada, meil on väga palju temast nii-öelda nagu selle baasmaterjalist on teada, vaatamata sellele me ei tea, kuidas see Lego töötab. Me istume, Lego on siin päris hea võrdlus. Kui te kujutad ette ühte hästi suurt Lego karpi, kus on umbes selline 500 000 pisikest klotsi, et see oli, ütleme, kunagi oli see Lego majake, te suutsite selle pilbasteks teha ja nüüd te peate sellest uuesti maja kokku panema. Seal maal me oleme umbes selle genoomi uuringutega ka. Aga ja kui me mõtleme nüüd täpselt selle Wolframini geeni peale, siis kuigi seda uuritakse viimasel päris palju ja on tekkinud ka sellise alternatiivteooria, et mida see geen teha võiks, siis ma hindaks seda, et tegelikult me oleme veel suhteliselt alguses selle geeni uuringutes. Et
praegu on tulnud välja esimesed sellised, selle aasta jooksul on tulnud esimesed ka tööd, need on küll teiste gruppidelt tulnud, kes näitavad tõesti, et tõepoolest see geen osaleb sellises nii-öelda selle puhversüsteemi loomisel, just diabeedi rollis, et kuna diabeeti on suhteliselt lihtne modelleerida, seda on lihtne mõõta teadlasel, siis diabeedi puhul on näidatud seda, et tõepoolest, et tal on selline kapatsitaator või selline, ta töötab nagu kondensaator või siis puhversüsteem. Kas sellist uurimistööd, kus on teada, et selle teemaga on tegelikult 15 aastat vähemalt ja väga paljud rahvusvahelised grupid sellega tegelevad, kas see on üks suur võidujooks või on see koostöö? Mina pigem nimetaks seda koostööks, aga see sõltub tegelikult sellest, kuidas inimesed seda tajuvad. Et mõned inimesed tajuvad koostööd ka suure võidujooksuna. Ja ma ütleks seda, et see on nagu väga selline individuaalne, kuidas inimesed sellest aru saavad, aga mina näen seda rohkem koostööna. Kas sa tahad ära minna? Läks 10 minuti pärast vaja lahustada. Aga teeme siis pausi. 10 minuti pärast, jah. Aga sa anna märku seal taga siis. Ise õika. Selge. Päästke mind. Ahah, selge. Kas võid edasi rääkida? Et üks asi on geenide uurimise maailm, mis on nagu selline, ma ei tahaks võrdlust tuua, aga teie uurite sellist väikest klotsi, mille külles on teised klotsid, aga tegelikult oleks vaja näha tervet maja, mida ju veel ei näe. Just. Aga kui me räägime meeleoluhäiretest, siis sinna juurde tekib veel nagu teine kurb statistika on see, et kui palju üleüldse aju tuntakse. Ma arvan, et aju tuntakse suhteliselt hästi võrreldes nüüd sellega, kui me räägime aastast 1930 või 1920, aga me tunneme aju ikkagi liiga vähe. Me tunneme liiga vähe ja kuigi sinna pannakse palju raha ja väga paljud teadlased sellega tegelevad, ma ei tea, mis see põhjus on. Aga kui palju me tunneme, ma arvan, et kuskil võib-olla selline, ka heal juhul 10%, 15%, kuidas aju funktsioneerib. Sest kui te mõtlete sellegi peale, et alles hiljaaegu avastati see, et ajurakud on võimelised jagunema. See avastati alles mõni aasta tagasi. Kuigi tegelikult sellised esimesed märgid olid juba 60. aastatel. Aga teadlased ei suutnud seda uskuda, nad ei suutnud aktsepteerida seda. Sest see oli selline, vaadake, teadlased on natukene religioossed inimesed. Nad elavad oma dogmades ja eriti, kui sa jõuad juba, vanasti tehti nalja, et teadlane jääb oma doktorite piiridesse, et ta ei lahku sellest oma doktoritöö teemast mitte kunagi. Või ta ei suuda nagu enam edasi areneda, see doktoritöö on võtnud täiesti võhmale ja ta jääbki sinna oma selle, kas nüüd loorberitele või oma selle kasti otsa. Siis pahatihti see nii ongi. Et kui inimesel on jäänud kuskilt koolipõlvest meelde üks dogma, siis ta keeldub seda uskumast. Ja see ei ole mitte ainult tavateadlastega, vaid isegi ka nobelistid, näiteks Max Planck oli ju keeldus tegelikult uskumast kvantfüüsikat väga kaua. Ja oma surivoodilgi ta kahetses seda, et ta tegelikult et ta ei suutnud leida nagu endas selgust, et kas siis Newtoni füüsika või kvantfüüsika, kumb siis nagu on õigem. Ja sama on biokeemias ja bioloogias, me näeme seda kogu aeg. Et kui tuleks välja uue ideega, siis selle uue idee aktsepteerimisel läheb väga kaua aega. Selle ei lähe aasta, vaid see läheb 10 aastat aega. Et me kaotame lisaks sellele, et uurimine võtab aega ka veel seoses sellega, et seda peab uskuma, mis on avastatud. Just, et me lihtsalt oleme teadlased lihtsalt nii skeptilised, et nad isegi see, kui neil käsi, kui tuuakse torditükk nina alla ja kätt sisse pannakse, ta ikkagi usub, et see on tort. Tulles tagasi selle geeni juurde, ma vaatan, et mul on siin lihtsalt mõned küsimused, et juhust ma unustan küsida. Kui nüüd inimesel on see geen, ma ei hakka seda välja ütlema. Wolframin. Just Wolfram geen ja see töötab nagu nalja. Kas ta siis põhimõtteliselt kohaneb kõigega elus? Ma usun küll, ma ütleks niimoodi, et peale selle Wolframini geeni on arvatavasti ka teisi geene, mis selles puhvermehhanismis osalevad. Täiesti kindlasti on neid ja juba praegu on näha, et see ei ole ainukene geen, mida selles valdkonnas uuritakse, vaid seal on üks suur geenide perekond, mis moodustab sellise suure biokeemilise mehhanismi, kuidas sellist raku puhver või elulemisfunktsiooni täita. Ja Wolframin on ainult üks väike killukene sellest. Nii et seetõttu, kui tal Wolframin on terve ja tal mujal on defekt, siis see võib samamoodi halvasti lõppeda. Aga põhimõtteliselt, kui kogu see ahel töötab korralikult inimesel, siis tõepoolest
tema stressitaluvus on kindlasti üle keskmise. Täiesti kindlasti, täiesti kindlasti. Aga kas seda geeni saab ka eluajal ise rikkuda? Ei saa, kindlasti ei saa. See on ikkagi väga, ütleme, see rikkumine, ei ole võimalik seda rikkuda. Kuidas moodi see siis käis selle asja uurimine? Kui me jõudsime arusaamiseni, et kõige parem mudel sellise emotsioonide uurimiseks on naturaalne mudel, et peaks läbi viima siis selle katse kassihaisuga, siis meil oli selleks raha vaja. Ja no mis on ikka värske doktorikraadi inimene, nagu ma olin, kirjutasin granditaotluse Eesti Teadusfondile, saingi rahastatud, juusis oli hästi kirjutatud, saime selle raha kätte, tegime need katsed ära, leidsime selle geeni, leidsime veel teisigi geene, publitseerimised tulemused ja see lugu on, see alguse lugu on minu arust üks hea näide sellisest hästi töötavast ja hästi õnnestunud eksperimentide seeriast. Tekkis idee, otsime rahastajad, leidsime rahastaja, kõik töötas mu kellavärk ja saime need tulemused, mida me ka arvasime, et me saame. Kas te olete midagi selle uurimusega seoses ka patenteerinud? Meil on antud sisse üks patenditaotlus, mis on menetlemisel ja teine patenditaotlus on hetkel kirjutamisel. Mis asjad need on? Esimene patenditaotlus on seotud puhtalt siis meeleoluhäirete või õigemini ärevusvastaste ainete testimisega. See hiire mudel, mis meil on ülihea mudel selleks, et testida ärevusvastased ained. Ärevusvastased ained on sellised, mida inimesed võtavad, kui on ärevus. Näiteks diazepaam ja analoogilised ained. Nende ravimite väljatöötamise üks selline pudelikael on see, et neil pole väga head loommudelit. Ja see hiir, mille meie tegime selle wolframini geeniga, tundub meie jaoks olevat väga hea mudel, sest ta tõesti 100% väga hästi reageerib sellele diazepaami tüüpi ainetele ja ka teistele ärevusvastastele ainetele väga hästi reageerib, nii et on ideaalne mudel selliste ravimite testimiseks. Ja mismoodi see patsienti lõpuks aidata võiks? No sellega, et me suudame mõne parema ärevustase ravimi välja töötada, sest diazepaam on küll, aitab ärevuse vastu, aga ta ei ole väga hea ravim, tal on omad probleemid sellele. Ja mis see teine asi on, mida te patenteerida tahate? Teine asi, mida me tahame patenteerida see hiirt kui mudelit teist tüüpi diabeedile ja just eeskätt seda heteroüsgootset. Nagu te teate, on igat geeni 2 alleeli. Kui meil on nüüd wolframini defektne alleel, wolframini geen on defektne hiirel, siis kui tal on mõlemad alleelid defektsed, nii nagu inimesel, siis tal tekib wolframi sündroom. Ja hiirel tekib samamoodi sündroom, et ta on kole haige. Tal on diabeet ja asjadega väga halvasti. Meie mõte oli nüüd see, et kuna tegelikult inimpopulatsioonis on väga palju just neid inimesi, kellel on üks alleel defektne ja teine on terve, siis me mõtlesime, et kasutaks seda hiirt, kellel üks alleel on defektne ja üks terve, kasutaks seda hiirt mudelina teist tüüpi diabeedile. Ja sest need hiired on terved, nad näevad välja nagu hästi terved, aga mida me oleme tähele pannud, et kui neil näiteks üle toita või kui neil anda rohkem suhkrut, siis neil tekib taluvushäire. Et me näeme täiesti korralikku vahet ja see on teise patendi selline sisu. Kuna tegemist on ikkagi seda sorti uuringuga praegu, millega jooksevad võidu või töötavad koos väga paljud teadlased maailmas, siis kuidas teie tunnete, kuivõrd teie töid usaldatakse maailmas või tunnustatakse? Usaldatakse ja tunnustatakse päris hästi. Mind on kutsutud muuseas esinema mitmele konverentsile, sellest geenist rääkima ja sellest sündroomist rääkima ja üldiselt olen saanud väga ja sooja vastuvõttu osaliseks. Viimane, võib-olla selline kõige tähelepanuväärsem kutse oli mul NIH-i, NIAAA agentuuri, mis on siis alkoholi ja ravimisõltuvuse instituut. Ja see oli selle mõttes märkisväärne, et minu loengul kestis ainult 40 minutit, aga küsimusi esitati mulle 50 minutit, nii et kogu see üritus kestis üle 2 tunni seal. No, ma absoluutselt imestaks, et see, kes sellele mõistatusele, selle geeni käitumisele vastused leiab, et tõenäoliselt see saab kunagi Nobeli preemia, ma ei imestaks. Samas, kes seda preemiat siis saada ei tahaks? Kuidas käia nendel konverentsidel ja rääkida oma tööst nii, et sa oled nagu tõsiseltvõetav teadlane ja samal ajal sa ei reeda oma saladusi koostöö käigus? Ma arvan seda, see on minu enda
sügav isiklik veendumus, et tegelikult ei ole võimalik ühtegi saladust reeta. Inimene, kes tegeleb või mõtleb selle samal teemal, arvatavasti on teinud täpselt samasugune mõttel nagu teie. Tähendab, samasugune eksperiment on ta peast läbi käinud. Ja seda on väga tihti näha, et kahes erinevas laboris, erinevas maanurgas tehaksegi ühte samasugust katset. Lihtsalt inimesed ei räägi oma vahel. Ja nad teevad selle ära ja võidab see, kes teeb selle kiiremini ära. Et pigem nagu ma ei näe nagu sellist probleemi. Et mitte rääkida oma ideedest või mitte rääkida sellest, mille sa oled välja mõelnud. See, kus tegelikult jagatakse nii-öelda karikad või kus jagatakse nagu see tulemus ära, on see, et kes selle kõige kiiremini või elegantsemalt ära teeb. Siin mängib rolli kindlasti kiirus, kuid mängib rolli tegelikult ka see, kui optimaalselt osatakse ressurssi kasutada. Kui vähe või sul selleks raha läheb või kui vähe sul on vaja selleks inimressurssi kasutada. Sest ütleme nii, et sa võid küll projekti väga suurelt ette võtta, aga suurt projekti on raskem hallata, raskem juhtida ja see tegelikult aegustab seda protsessi. Palju olulisem võib-olla see, et välja mõelda just nimelt selline peen või nüansirohke eksperiment, mis vastab sulle ära võimalikult paljudele küsimustele. Et see on nagu see koht, kus tegelikult sünnib selline konkurentsieelis. Ja seetõttu mina üldiselt ei karda oma mõtetest ja ideedest teistele rääkida. Ma leian, et sellele varjata ei ole mitte mingit mõtet, sest teisel inimesel ammu need peast läbi käinud. Et pigem on see vastupidi, kui sa avalikult ja avalikult räägid temaga, siis mina olen saanud järjest rohkem sellist just positiivset tagasisidet ja olen saanud väga häid kaastöötajaid sellega. Geeniuuringud, need toimuvad tänapäeval ilmselt aparaatide sees ja masinate sees, mida me läheme vaatama ja seepärast ma nagu küsingi, et mis sorti masinad need on ja mis nendes masinates toimub? Kaasaja geeniuuringud masinad on ikka väga-väga keerulised juba ja seal toimub selline protsess, kus põhimõtteliselt võetakse kas inimese või hiire DNA. Algul see DNA tehakse hästi pisikesteks juppideks ja siis seal masinas see pannakse siis väikese klaasi peale, kus on pisikesed kambrid. Sinna kambritesse pannakse imepisikesed kuulikesed ja need kuulikesed ehitatakse üles niimoodi, et iga kuulikese küljes peaks olema põhimõtteliselt üks selline fragment sellest teie DNA-st, üks jupp teie genoomist. Kujuta ette, et genoom ise on hästi suur, seal on umbes 3,5 miljardit aluspaari. Need fragmendid on kuskile 100 tükid, et neid tükke peab hästi palju. Neid kuulikesi on hästi palju tegelikult, aga nad on imepisikesed, nad on mikroskoopilised. Ja siis pannakse nad ühte kambrisse, need hakatakse läbi voolutama erinevate kemikaalidega ja mingid kemikaalid vahepeal siis elendavad. Ja selles masinas, kus genoomi saab uurida, selles masinas on lihtsalt piltlikult on mikroskoop, mis käib ja pildistab seda reaktsiooni. Ta lihtsalt fotografeerib mikroskoobiga seda, mis seal kambris toimub. Inimese genoomi jaoks võtab see aeg umbes 10 päeva või 2 nädalat, piltlikult 2 nädalat. Kui teie tegite oma elegantse eksperimendi, kus tuligi välja, et konkreetselt uuritav valdkond seotud meeleoluhäiretega, missugused masinad või meetodid teil nagu kasutusel olid? See oli umbes 10 aastat tagasi või täpselt 10 aastat tagasi. Me kasutasime tavalist nii-öelda Sangeri sekveneerimist, kus sekveneeritakse küll pikki ahelaid, kuid see sekveneerimine võtab väga kaua aega. 2 tundi läks aega selleks, et sekveneerida umbes 500 nukleotiidi. Ja mina sekveneerisin ära, mul võttis aega selline 2000 geeni sekveneerimine, võttis aega umbes pool aastat. Aga praegu, et see näitab seda ajanihet, et praegu terve genoomi sekveneerimine võtab aega 2 nädalat. Kusjuures see info, me saame väga suure info liiaga, sellest genoomi sekveneerimist me saame kätte umbes 200 miljardit aluspaari 2 nädala jooksul. Minul võttis 2000 geeni analüüs, ehk laias laastus siis 2000 geeni, see on umbes 1 miljon aluspaari, selle kätte saamine sai pool aastat. Te nüüd seda moodsat masinat vaatate, kas teil endast kahju ei hakka? Ei hakka, sest see oli tollel ainus võimalus. Kaasajal me teeme analoogilisi eksperimente veel, me küll iga kord seda kassiaisu ei kasuta, aga samasugused võrdlevaid katseid on väga palju. See on meie labori üks oluline tehnoloogia, mida me kasutame. Me võrdleme näiteks haigide terveid, me võrdleme mutantiiri tervete hiirtega, need erinevad kudesid. Ja seda on väga palju, me kasutame nüüd seda masinat ja see on palju kiirem. Me teeme selle tõesti siin nädalaga umbes ära.
võiks edasi minna selle psoriaasi teemaga, eks. Et teie uuringud on seostanud aju, või siis liikudes seda geeni, meeleoluhäiretega, aga aju on nagu seotud ka psoriaasiga, kus ma õigusesse küsisin. Et kuidasmoodi see seostab välja tuleb? Aga küsigi nii, et ma olen ka psoriaasi uurinud, et miks psoriaasi, et kui ma olen... Okei. Jah. Et miks me uurime psoriaasi? Jah. Ma küsime teile, see vist üle selle geeniga? Ei ole. See psoriaas on eraldi tekkinud. Psoriaas tegelikult tegis sellepärast, et kuna me valdame teatud seda geneetiktehnoloogiat, siis tegelikult tuli meie psoriaasi uuri arst, ütles, seda uurime. Okei, vastake uuesti. Miks siis aju uurija uurib psoriaasi? Miks ta uurib nahahaigusi? Minu käest on seda korduvalt küsitud küll nii sarkasmi ja mitte sarkasmiga, et oled ju närvisüsteemi uurijad, et mis siis on närvisüsteemile nahal seost. Sellised küsijad tegelikult näitavad oma sügavat ignorantsust. Närvisüsteem ja nahk arnevad ühest ja samast lootelehest embrüonaalses arengus. Ehk teisisõnu, nad on oma arenguliselt on nad pärit ühest eellasest meie organismis. Ja seetõttu juba kogu see arengumuster ja see geneetiline regulatsioon nahas ja ajus peab olema väga sarnane või väga palju peab seal olema vähemalt ühist osa. Teine moment on see, et naha puhul on tegemist kõige suurema inimese meeleorganiga. Tundlikkus, me tunneme kompimismeel, temperatuuritundlikkus, valutundlikkus. See kõik on naha kaudu. Ja aju registreerib pidevalt seda, mis meie naha ümber toimub, registreerib meile alateadlikult kõike, mida me katsume, mille vastu me puutume. Meie aju registreerib selle info. Me lihtsalt iga kord pane seda tähele. Seetõttu mina ütleks, et ajul ja nahal on väga palju ühist. Ja see on oluliselt rohkem ühist, kui me oleme harjunud seda mõtlema. Ja üks füsioloogi võib-olla roll ongi kaasajal see, et lähendada neid erinevaid distsipliine. Õppe otstarbel on võib-olla mõistlik inimene jaotada osadeks, et on aju ja on süda, on kopsud ja on neerud ja on nahk. Kuid tegelikult kõik need organsüsteemid ju töötavad koos. Ei saa ju ette ütelda, et süda töötaks ilma kopsudeta. Kopsud ja süda on moodustavad ühe terviku oma funktsionaalses mõttes. Nad varustavad organismi hapnikuga ja see ongi, nad moodustavad ühe terviku funktsionaalses mõttes, et neid ei saa lahutada, neid võib küll lahutada õppe otstarbel. Kuid tegelikus elus nad vahetavad infot väga palju omavahel. Üks sõltub teisest. Sama on aju ja ka nahaga, et ei ole võimalik tegelikult mõista seda, mis toimub ajus või ei ole võimalik mõista seda, mis toimub nahas, ilma et saaks aru, mida siis üks või teine pool tegelikult tahab. No põhimõtteliselt psoriaas on ju vana haigus. Mida teil seal nagu siis ikkagi seoses selle ajuga veel nagu sõidavad? Psoriaas on vana haigus ja psoriaas on väga selline müstiline haigus. Psoriaasil ägenemised, ta on krooniline haigus, mis kulneb ägenemistega. Psoriaasi ägenemised on väga tihti seotud ka psüühilise stressiga. Väga paljudel juhtudel on see täiesti selgelt täheldatav, eristatav või inimesed ise ka ütlevad, et kui neil on raskem periood, närvisem periood natukene, siis neil psoriaas halveneb. Seetõttu see seos võib tunduda väga kaudne, kuid see seos on seal olemas. Ja mida meie oleme oma töödes leidnud, me alustasime psoriaasi uuringut küll niipidi, et me hakkasime uurima psoriaasi haigeid. Ja leidsime, et psoriaasiga seotud teatavad sellised sütokeenide põletikumarkerid. Leidsime, et psoriaasi haigetel on teatud markerid on tõusnud ja nad on mõjutanud seda haiguse kulgu. Aga kuna meil oli uurinud ka meeleoluhäiretega inimesi, siis me mõtlesime, et aga kuidas on nende meeleoluhäiretega inimestel nende nii-öelda psoriaasi markeritega olukord. Ja mis siis välja tuli? Enne imet, need samad psoriaasi markerid, mis on seotud mõnel inimesel psoriaasiga. Võtame teisi inimesi, kelle psoriaasi pole, aga on meeleoluhäired, et vaata, et enne imet tal on samasugused markerite puhul on muutused olemas. Kas siis seeleovedelikus või ka geenides, et samasugused geneetilised variatsioonid, mis on psoriaasiga puhul, võivad esineda ka tegelikult su meeleoluhäire puhul.
ja nad võivad omada teatavat efekti selles meelelahäired. Seega me suutsime me oleme suutnud leida teatava sellise ühisosa nende kahe süsteemi vahel. Kuid ma pean ütlema, et need uuringud on alles meil käivad ja me oleme alles seal veel väga lapsekingades. Kas see ei vii sinna Wolframi see uuring välja, et täpselt see sama geen, mis muu hulgas tekitab inimese stressi ja siis vallandub ka psoriaas? Me oleme põhimõtteliselt leidnud, me ei ole veel publitseerinud seda leidu, kuid me oleme tõepoolest leidnud, et ka psoriaasi puhul on võimalik sedastada analoogist mehhanismi, et seal on olemas teatud selline kapatsiteet või selline puhverdussüsteem, mis kaitseb meid mingisugune keskkondliku faktori eest, mis hoiab meid psoriaasi tekkimisest ära. Kuid ühel hetkel, ega me ei tea ju, miks psoriaas tekib, me ei tea, mis on see faktor, mis psoriaasi tekitab. Me teame lihtsalt, et psoriaas on selline haigus, kus nahk läheb lööbesse. Aga mis see faktor tegelikult on, seda me veel ei tea. Aga ütleme niimoodi, et meil on see tundmatu faktor ja me oleme suutnud nagu kirjeldada ära, et osad inimeste nahk suudab seda nii-öelda tundmatut faktorit nagu rohkem taluda. Et tal ei teki see psoriaas, aga siis, kui nüüd see psoriaas vallandub, siis on täiesti selgelt näha, et analoogiline mehhanism, mis me rääkisime siin diabeedist ja ajust, analoogiline mehhanism on tegelikult selle psoriaasi haigete puhul ka siis häirunud. Aga me ei tea, kas see on see sama geen? Ei tea. Me oleme kirjeldanud seda mehhanismi üldiselt, kuna nagu ma ütlesin, et see Wolframini geen on ainult üks osa sellest puhverdussüsteemist. Me oleme uurinud teisi geene seal ka ja psoriaasi haigete puhul me oleme näinud muutuses teistes geenides. Kui see Wolframini on nagu üks osa sellest puhverdussüsteemist, kas on üldse ettekujutus olemas, kui suur see puhversüsteem on, kui paljusid asju peaks nagu uurima? Tegelikult laias laastus on seal 3 või 4 sellist kitsamat biokeemilist rada ja need markerid on üsna hästi teada. Ja ta ei ole nüüd tohutult suur, ta ei ole selline hoomamatu. Et seal kokku neid geene umbes, mis seal puhverdussüsteemi moodustab, on küll 20-30 ümber. Ja ongi labor, mis tegeleb ainult 2 geeniga sellest süsteemist. Nii, 3. teema, insuliinilehm. Et üritatakse luua insuliini ükskord lehma, et milleks seda vaja on? See on oluline küsimus. Kui me alustasime oma insuliini lehmaprojektiga, siis üks kriitika, mis meie suunas loobiti, oli see, et insuliini tootmine, see ei ole mitte mingit kunsti, et insuliini toodetakse igal pool juba, diabeet, esimest tüüpi diabeet on ravitav haigus, me anname insuliini, saab terveks. See on järjekordne näide ignorantsusest. Diabeediga on 2 probleemi. Arengumaades, vaestes riikides on väga oluline insuliini defitsiit ja kui me vaatame maailma globaalselt, siis surmapõhjus esimest tüüpi diabeedi puhul on endiselt, number 1 surmapõhjus on endiselt insuliini vähesus. Aga number 2 on komplikatsioonid. Ehk teisisõnu, see insuliiniteraapia on küll väga hea, ta jääb inimese elus, kuid ta ravi haigust välja. Ja ta viib ikkagi selleni, et inimestel tekivad kaugkomplikatsioonid. 20-30 aasta pärast tekivad tal ikkagi teatud probleemid. Ja keegi ei tea, miks. Meil on oma idee sellega, mida ei saa praegu rääkida. Aga selleks oligi meil vaja, et selleks seda ideed nagu järgi testida, oli meil vaja omaenda insuliini tootmissüsteemi. Muidu oleks mingi lihtsam tootmissüsteemi välja mõelda. Kuid kuna meil oli olemas, meil on Tartu Ülikoolis olemas transgeeni tehnoloogia, mis töötas väga hästi. Samal ajal oli olemas Maaülikoolis teadusgrupp, kes tegeles veiste kunstliku viljastamisega, ehk oli olemas grupp, kes uuris siis veiste sigimisbioloogiat. Siis tekkis mõte need 2 kompetentsi kokku panna. Et ja teha transgeene veis ehk transgeene lehm, kelle piimas oleks insuliin. Ehk teisisõnu, meil on olemas lehm, me lähme lüpsame teda ja see on täiesti tavaline piim näeb ta välja, lihtsalt selle vahega, et seal on sees ka siis inimesele kasulik insuliin. Seda piima võib ka juua, aga selleks, et see insuliin ikkagi kasutada, tuleb ta sealt välja puhastada piimast. Mis on sellise lähenemise eelis? Insuliini oma hind langeb umbes 500 korda vähemalt. Seda on kordades uurimus näidatud, et see oma hinna langus on väga drastiline ja see tehnoloogia on täiesti kindlasti eluvõimeline.
mitte midagi uut selles ei ole, see ideoloogia või see idee sellise tootmise jaoks on välja mõeldud 90. keskel, kuid paraku väga palju selliseid nii-öelda tootmisliine või selliseid transgeenseid veiseid või transgeense looma peal olevat tootmisi on tegelikult väga vähe. Ja põhjus ongi selles, et see tehnoloogia natukene on keerulisem. Suure looma transgeenseks saamine on oluliselt keerulisem kui transgeense hiire tegemine. Ja selle projekti sisu ongi siis see, et me tahaks saada käima sellise tehnoloogia, millega me suudame transgeenseid suurloomi teha efektiivselt. Ja eesmärk oleks siis saada just lehm, kes toodaks meil oma piimas insuliini. Kas kellelgi on õnnestunud see insuliini lehm maailmas? Ei, insuliini lehma ei ole ja selle tehnoloogia tegelikult ikkagi tegeldakse. Mitte küll väga massiliselt, aga ma arvan, selline 10 või paarkümmend gruppi maailmas on olemas, kes tegelevad sellise tehnoloogia, töötavad selle nimel. Sest mis on probleem? See vajab teatavat sellist infrastruktuuri ja ta vajab teatavat oskustega inimesi. Et neid oskustega inimesi võib teil veel olla, aga võib-olla siis pole lähedal sellist infrastruktuuri. Teil on vaja farmi, teil on vaja suur loomi, teil on vaja seal süsteemi, et neid munarakke koguda. See ei ole nii lihtne. Meil on kõik olemas ja nüüd on kõik olemas. Aga kui nüüd te küsite, et millised ravimid juba tehakse näiteks või millised on olemas, siis kasutatakse kitsi. Kuna kits on väiksema laktatsioonitsükliga ja kitse käest saab selle piima paremini kätte, saab kiiremini kätte. Siis praegu on olemas turul juba esimene transgeenses kitses toodetud ravim. See on antitrombiin 3, mis on Euroopas ja Ameerikas olemas ja inimesed, kes seda ravimit tarvitavad, siis teadku, et see on toodetud teatud firma ravim on toodetud siis transgeense kitse piimas. Mille vastu see ravim? Ta on trombide lahustamise vastu, ta on tromboosi profülaktiks kasutatav ravim tegelikult. Aga kui te ütlete, et lehma kloonimine ja kogu see värk on väga keeruline, sest tegemist on suure loomaga, et miks te nagu kitsi ei kasuta? Eestis pole kitsi eriti, Eestis väga kitsi. Eesti on selline riik, kus enamasti on kariloomal kasutatakse ikkagi lehma. Aga lehmi on palju. Saab jah, aga see nõuab raha ja aega. Meil ei ole kitse kasvatada eriti. See on odavam kasvatada kitsekari, neid lehmi kloonide ebaõnnestada. See on muuseas väga idee, see võiks isegi olla niimoodi. Aga meil ei ole, me ei saa nagu kitse kasvatamist enda kaela võtta. Nii, kui nüüd rääkida sellest lehma kloonimisest, siis mismoodi see käib? Lehma kloonimine on iseenesest tegelikult päris lihtne protsess. Selleks, et lehma kloonida on meil vaja, on vaja teatavat sellist, mitte nüüd tüvirakku, aga ütleme peaaegu tüvirakku. Meil oleks vaja lehma nahka, lehma nahast me võtame fibroplastid. Fibroplastid on sellised pool tüvirakud. Paneme selle fibroplasti kasvama. Ja see nahk tuleb võtta nüüd sellelt loomalt, keda me tahame kloonida. Sest kloonimine on mittesuguline paljunemine. Ja kloonjärglane on tegelikult identne nüüd selle isikuga, kellelt see nahatükk saadi. Et kui on väga väärtuslik lehm, näiteks väga palju piima või väga head omadustega piim, hakkab ära surema, me tahame neid rohkem saada, siis me kloonime teda. Võtame talt nahatükist võtame raku ja kasutame selle raku katseklassi üles. Aga nüüd on meil vaja munaraku kõrval. Ja see on teise lehma oma. See ongi täiesti teise lehma oma ja see on täiesti ükskõik, kelle oma see on. Sest selle lehma munarakust me eemaldame selle tuuma ära. Tema pärrikasaine me viskame minema. Meil on vaja ainult munarakku kui seda nii-öelda nagu korpust, kus on olemas vajalikud ained, kus areng saab toimuda. Varase arenguks vajalikud sellised, ma ei tea, mineraalid või vajalik keskkond. Ja mis me nüüd teeme? Me võtame selle fibroplasti, võtame munaraku ja anname neile särtsu, paneme nad omavahel hästi lähedalt kokku ja anname neile särtsu elektrit. Ja mis juhtub on see, et see munarakk, millest on tuum eemaldatud, see võtab selle fibroplasti enda sisse ruttu ja nad muutuvad üheks rakuks. Ja see elektrisärts initsieerib ka samal ajal siis uue organismi arengut. Et tegelikult see fibroplast toimibki siis nii nagu spermatosoid munarakuna. Et ta initsieerib uue organismi arengut. Aga minul tekkis hommikul selline tõeline blondi teema, et aga kasutatakse munarakku seda nahavärki, et kuidas siis saab nagu ainult lehmasid või pulle ka? Ja, ikka. Kui sul on pullinahk, siis sa saad ka pulli. Et see, kellelt sa naha võtad, see määrab, et sa saad nagu selle nahatüki andjaga identse organismi. Et kui ta oli pulli, siis saad pulli. See kloonimine kestab kui kaua aega? See protseduur kuni siis pannakse sinna mahkasse kasvama? See väga lihtne protseduur ja väga lihtne skeem kestab umbes 14 tundi.
see tuleb kõik järjest ära teha, nii et see on tegelikult päris pikk tööpäev. Kas seda tehakse iga päev? Ei, kloonimist ei tehta iga päev, kloonimist tehakse 2 korda nädalas. Põhjus on selles, et meil ei jätku materjali, lihtsalt meil ei jätku munarakke ja seda olekski võimalik iga päev teha, kuna see protsess on päris pikk. Et lihtsalt ja munarakud on need, mis limiteerivad selle. Head munarakud, nende olemasolu on kõige keerulisem. Meil on oma liin, kuidas me 2 korda nädalas toome munarakke. Kus te toote? Me toome tapamajast. Me toome nendelt lehmadelt, kes on ära tapetud juba, kes lähevad siis oma loomuliku lihakombines oma loomulikule või vorstiks ja nende munarakud siis. Siis võib tulevikus olla nii, et ühest lehmast saame me ravimit ja ka vorsti. Täpselt, nii on. Kui palju on kloonitud, kui palju on õnnestunud see kloonimist me oleme proovinud päris palju ja me oleme siiranud tagasi umbes laias laastus 50 plastotsüsti. Me oleme plastotsüsti rohkem saanud, aga mitte kõike pole õnnestunud siirdada. Plastotsüst hukkub mingi hetk või ta ei kõlba siirdamiseks, sest see siirdamine on omaette, ka seal tehakse mingi valik, et me ei siirda kõiki. Me oleme siirdanud 50 plastotsüsti ja me oleme selleks tänaseks päevaks me oleme saanud 1 kloonveise. Kui vanaks see elas? See veis kahjuks suri ära, ta elas paari nädala vanuseks. Aga me ei saa nüüd öelda, et see kindlasti oleks tingitud nüüd kloonimisest, et ta suri ära sellepärast, et ta oli kloonveis, sest noorte vasikate suremus ongi suhteliselt kõrge. Et see on selline suhteliselt suure riskiga tegevusala. Kui sellega nüüd tegeletakse 2 korda nädalas, siis kuidas see miks ikkagi nagu õnnestunud ei ole, et see tulemus on ikkagi niru? Seal on kogemust vaja. See on väga keeruline käsitöö. See on 12-14 tundi suhteliselt tähelepanelikku nokitsimist mikroskoobiga. Samuti teie eksperimendi võib ära rikkuda väga selline tühine asi. Lahuse vale, koostis, pH on vale. Väga sellised pisikesed asjad, et teinekord asjadel vussi keerata. Nii et me oleme tegelikult väga tihti ka ebaõnnestunud sellepärast, et näiteks kas või voolukatkestus oli mingi hetk või kapis oli näiteks see gaas otsa mingi aeg ja inkubatsioonikapis või tähendab sellised täiesti pisikesed primitiivsed asjad võivad selle kõrgtehnoloogilise tegevuse tegelikult untsu keerata. Ja probleem minu arust selle kloonimise ongi see, et kloonimine on hetkel veel sellises faasis, et ta on kunstkäsitöö. See on täiesti tavaline selline tehnoloogia areng. Iga tehnoloogia hakkab sellest pihta, et algul on olemas kunstkäsitöö. Kui me võtame autod, siis varem, kuna väga ammu need autod olid käsitöölised, kes tegid autosi ja iga auto oli nagu ainueksemplar. Kaasajal selliseid autosid on väga vähe. Enamus autosid tehakse konveieri peal, see on väga hästi kontrollitud protsess ja kõik on teada, mis seal toimub, seal ei olegi mitte midagi, mis saaks vussi minna. Kloonimisega on meil tükk maad sinnamaani jõudmiseks. Aga sinna suunas ta liigub. Kloonimist püütakse väga palju standardiseerida just nimelt sellepärast, et saada need erinevad faasid parem kontrolli alla ja saada nagu parem lõpptulemus ikkagi, et ta muutuks rohkem kontrollitavaks. Aga me ei ole ainsad, kes selle probleemis on, et kõikides laborites, kellega me oleme suhelnud, kus me oleme käinud, on need probleemid, et ega ta iga kord ei õnnestu. Tähendab, kui ta õnnestub, siis tundub, et kõik on väga lihtne. See tegi täpselt nii, nagu me oleme kogu aeg teinud. Aga tegelikult on mingisugune pisike nüanss, tõesti temperatuur oli teistmoodi või see elektriimpulss, mis te andsite, ta oli paar kraadi teine või erineva natukene suurem mahtused või kestis lühemat aega. Ja juba see protsess võib olla hoopis teistsugune, mis te näete. Aga teid teadlasena ei aja endast välja, et tegelikult teie eksperiment ei saagi nagu edasi areneda, sest te ei saa seda lehma kloonitud. Ütleme nii, et teadlasel peab olema päris hea stressitaluvus, et ma ei saaks nüüd öelda, et me väga rahul sellega oleme, et me väga õnnelikud oleme selle pärast, aga nii ta on. Elus on palju asju, mis ei õnnestu esimese korraga ja mille nimel tuleb vaeva näha ja natuke rohkem vaeva näha, kui tavapäraselt võib-olla arvatakse. Ühesõnaga teadlasel peab see wolframini geen täiesti terve olema? Täiesti kindlasti. Elu on täis ootamatusi. Oletame nüüd, et õnnestub see lehm kloonida. Mis edasi? Mis peab toimuma edasi, kuidas see käib, et siis insuliini lehmani jõuda? Me kloonime, selleks, et insuliini lehma saada, me peame kloonima need fibroplastid, mis me võtsime.
nendesse rakkudesse peame viima insuliinigeeni. Isegi need rakud on olemas, meil on insuliinigeeniga rakud olemas ja me kloonimegi sellise rakkudega, kus on insuliinigeen juba sees. Et nüüd, kui näiteks see kloonlehm sünniks, siis tema arvatavasti oleks juba transgeen ja tema hakkaks siis seda insuliini lüpsma. Nii et see paar nädalat enam vasikas, tema juba oli insuliinilehm tegelikult. Tema küll ei olnud, tema veel ei olnud, sest ta sündis sellest partiist, kus meil veel ei olnud neid transgeenseid rakuliine. Siis neid me kloonisime meil tavarakuliinidega. Praegu te kloonite juba lootuseks, kui läheb õnneks, siis on see... Siis oleks kohe transgeenne insuliinilehm.